Ugalas toimunud häkatoni näol on korraldajate sõnul tegemist teadusprojektiga, kuhu 2 päeval toodi kokku nii erinevad teatriprofessionaalid, erinevad kultuurihuvilised ning puuetega inimeste esindajad. Ja mida nad siin teevad 2 päeva, mõtlevad välja uute ligipääsetavate teatrisündmuste ideid. Aga selliseid, kus see ligipääsetavus ei tähenda mitte mingisugust rampi või ei ole mingi selline väike lisa, vaid see on osa päriselt kogu selle sündmuse baasideest. Korraldajate sõnul saab ligipääsetavaks nimetada teatriüritusi, mille puhul on arvestatud erinevate inimeste vajadusi ja kogemusi, et neist saaksid osa kõik soovijad. Aga probleem on selles, et neid teadmisi on veel vähe ja selle jaoks me oleme tegelikult toonud siia ka välismaalt mentorid, kes ongi ligipääsetava teatri ikkagi tippnimed maailmas, kes on jaganud enda kogemust ja kes aitavad siis ka meeskondadel mõelda nende ideid. Kas on tulnud teile ka võib-olla tagasisidet inimeste poolt, kes võib-olla tõesti ei pääsegi teatritesse, et on neid kohti ikkagi Eestis ka? No ikka on jah, et sa pead ikkagi uurima, teadma, kuhu saab, kuhu ei saa. Et on näiteks Valalinna teatrite puhul on mure, et kas ilma taksoga saab sinna ligi või ei saa. Ja väga tihti on see, et kas ilmavitsu on või ei ole. Et alati tuleb nagu teada ja tihti on nagu siin esile toodud ka piletiostu muret, et puudega inimesele ma tahaks niimoodi, et ma lähen sinna portaali, panen linnukese sisse, maksan ära ja tehtud. Aga selle asemel peame meie nagu hetkel saatma eraldi meili suhtlema, et me ei saa nagu operatiivselt seda teha, et me peame nagu ekstra liigutusi tegema, et teatrisse jõuda. Teine teema on suvelavastused, mis on Eestis ülimalt populaarsed. Mis teie arvate, kas suvelavastuste puhul on piisavalt tähelepanu sellele pööratud? Ma arvan, et ei ole piisavalt tähelepanu sellele pööratud ja eks me siin ka kusjuures oma grupis just nimelt tegelesimegi, mõtlesime, et kuidas vabaõhu lavastuse puhul need lahendused, selliseid lahendusi rohkem pakkuda, et kindlasti neile asjadele peaks rohkem tähelepanu pöörama, sest ega alati ei ole kerge neid lahendusi leida, aga ma arvan, et väga palju maksab ka just nimelt tahe või see, et me üldse mõtleme selle peale. Häkatonil jäi kõlama, et praegu ei ole Eesti siiski veel seal, et ka kõigile puuetega või erivajadustega inimestele oleks tagatud võimalus kultuuri kogeda või luua. Nende 2 päeva jooksul me just otsimegi, et mida lisaks sellele tavapärasele, mis on juba välja kujunenud, erinevad kaldteed, kirjeldustõlkaga etendused, et mis on veel need järgmised elemendid, mis vajaksid järgi aitamist, et oleks just nimelt kultuur kõigile kättesaadav. Tõstatame üles need küsimused, et kuivõrd valmis oleme meie kultuuriasutustena, et ka näiteks enda ridadesse tööle võtta inimesi, kes on erivajadustega. Kuivõrd valmis on meie majad nendes ruumides, mis ei ole mõeldud publikule, vaid töötajatele. Kõik sellised küsimused on veel lahendamata, mitte ainult Ugala teatris, vaid kogu Eesti kultuuriruumis ja on väga hea meel, et niivõrd palju erinevaid praktikuid Eesti erinevatest teatritest on koos erinevate ligipääsetavuse gruppidega siin töötamas ja et meid kõiges aitavad kaasa ka rahvusvahelised eksperdid, kes on siis üle Euroopa siia kokku tulnud, sest kõige suurem vajadus on ka uute teadmiste järele ja just nimelt üheskoos arutades on suurem tõenäosus, et me leiame üles need elemendid, millele esmajoones keskenduda ja küllap me siis jõuame selle maailma lõpuks ka korda tehtud.